Räägime viivisarvete koostamiseks. Selle jaoks on olemas selline plugin, mille helpdesk saab teile täiesti tasuta kontole peale panna. Ja edasi tuleks siis otsida konkreetne arve, millele soovitakse viivist teha. Võib arvete alt, võib võtta kliendi üle tähtaja arved, peaasi, et arved on avatavad või leitavad. Arverea peal veel all on nüüd täiendav valik koosta viivisarve ja selle käigus on ta valmis samale kliendile tänase kuupäevaga loomulikult ja samast laost koostama sellise tootega nagu viivis, milleks andmestikus ei pea toodet toodud olema. Täpselt selle kogusega, mis on üle tähtaja päevi ja arvutus on siis vastavalt nii, et meil on siis viivis praegu hästi kõrge 0,5%. See 0,5 korrutatakse võlas olnud arve summaga läbi. See täpse korrutiseks saab ta 1,925, kui ta 0,005 korda 385 korrutab läbi. Ja selle ta siis ümardab 2 kohta pärast koma, saades 1,93. Ja kui vastav arve kinnitatakse, siis spetsiaalselt seda toodet ta ei soovi lisada, ta veateadet ei anna, seda andmestikus ei leia, aga vastavalt tekkis meile viivisarve, mida saab siis trükkida vastavalt või siis välja saata.